Tere! Mina olen Kadri-Jan Lee Sotsiaalkindlustusametist ohvriabi osakonnast ja kriisitoe talituse juhataja. Ja ma räägin sellist asjast nagu psühholoogiline esmaabi ja elanikkonnakaitse ja kuidas need omavahel on seotud. Võib-olla alustan sellise mõttega, et kui siin on palju räägitud sellest, et kuhu evakueeruda, kui midagi juhtub või kuhu varjuda, kui midagi juhtub. Et siis mõtleme, mis seal koolis siis tegelikult toimuma hakkab. Kui tuleb see sõnum kõigile ka lastele telefoni, et varju hüüumärgiga kaitsevägi, siis mida lapsed tegema hakkavad? Kolmandik ilmselt tardub ja hakkab nutma. Kolmandik jookseb suvalises suunas. Kolmandik võib-olla hakkab võitlema selle teadmise vastu või juhtima seda olukorda, kellel kuidas. Need on kriisireaktsioonid, need on normaalsed kriisireaktsioonid ja me peame nendeks ka valmistuma, et need juhtuvad. Ja need reaktsioonid võivad juhtuda ka õpetajatega ja see on ka okei. Aga nendeks saab ka valmisolek. Kui me oleme teadlikud, et sellised reaktsioonid võivad juhtuda, siis on ka natuke lihtsam neid juhtida ja natuke lihtsam ka aidata neid inimesi, kellega need juhtuvad. Mis see psühholoogiline esmaabi siis on? See on tegelikult lihtsalt öeldes toetus inimesele kriisiolukorras. Et me teame, et kriisi psühholoogiline jalajälg on alati suurem kui füüsiline ja sellepärast me peame üha rohkem ka rääkima sellest vaimsest mõjust kriisidel. Et ka näiteks kriisi eel sellest rääkides inimestel võivad tekkida ärevused, ka lastel võivad tekkida ärevus sellest, et me sellest üldse räägime. Et miks inimesed ei taha kuulda enam sellest, et see on ärevus tekitav, see on selge. Aga mida rohkem me teame, mida rohkem on inimesel informatsiooni, seda turvalisemalt ta tegelikult ennast sellesse ka nii-öelda ärevas ja hirmsas olukorras võib tunda. Ja ka elanikkonna kaitse mõistes, et me ei räägi ainult enam füüsilisest turvalisusest, vaid see hõlmab ka psühholoogilist heaolu. Ja mis see psühholoogiline esmaabi siis on? Et hästi lihtsalt öeldes on see selline vahetu tugi kriisi või katastroofi ohvrile ja selle eesmärk on vähendada ägedat stressireaktsiooni, ennetada pikaajalise psühholoogilisi tagajärgi, ehk siis me juba selles kontekstis räägime sellest, et kui kriis möödub või kui kriis on pikk, millised tagajärjed on sellel inimesele. Ja see aitab ka toetada inimese toimetulekut. Tegemist ei ole professionaalse teraapiaga, vaid see on kohene, inimlik ja praktiline toetus. See võib tähendada lihtsalt ka seda, et keegi on mu kõrval ja kuulab, mis minuga toimub. Keegi oskab mind suunata minu lähedaste juurde. Keegi oskab mulle anda adekvaatset informatsiooni. Keegi annab mulle vett. Keegi võib-olla paneb mulle teki peale, kui mul on külm. Et see on selline hästi inimlik, kohene ja praktiline abi, mida siis inimesele anda. Ja neid psühholoogilise esmaabi seda metoodikat me ei kasuta ainult sellises olukorras, kus on tõesti tegemist varjumise või evakueerumisega. Et seda metoodikat saab kasutada ka igapäevaselt näiteks koolides. Et koolides juhtub palju igasugu kriisiolukordi. Me võime rääkida siin väiksematest kriisiolukordadest, aga ka sellistest väga kõikehõlmavatest ühe inimese jaoks. Näiteks kui kooli tabab mõni suitsiid või keegi laps sureb või keegi lapse lähedane sureb. Neid olukordi on koolides ja need satuvad igasse kooli vähemalt kord aastas. Ja siis ka see psühholoogiline esmaabi võiks siin olla toeks. Ta on oluline, et seda kasutatakse siis selles esmases reageerimisfaasis kohe pärast siis seda õnnetust või seda teadasaamist, et ka meie oma igapäevatöös meil on selline kriisimeeskond, kes käib liiklusõnnetustel ja suitsiididel ja politseiga koos surmateateid viimas teatud olukordades. Ka nemad tegelikult kasutavad seda sama metoodikat, sest kui inimene satub šokireaktsiooni, siis temal ei ole võimalik anda teraapiat või nõustamist tollel hetkel. Et see ongi hästi praktiline ja lihtne abi, mida inimene selles olukorras vajab.
ja ta vajab seda rahu ja korda. Ja see rahu ja kord võimaldab ka tegelikult siis nendel suurematel sündmustel toimuda sellel füüsilisel päästel ja evakuatsioonil. Et kui me räägime jälle sellest samast varjumisest näiteks kooli kontekstis ja meil on seal palju lapsi ja paljud neist on näiteks ka endast väljas, siis meil peavad olema need oskused, et natuke hoida seda rahufooni seal. Et kuidas me räägime lastega, kuidas me neile pakume informatsiooni, millist informatsiooni me neile pakume, mida me veel lisaks sellele informatsioonile sinna juurde pakume ja millise keskkonna me loome selleks, et lastel oleks kas või natukenegi sihukest turvatunde elementi selles olukorras, mis on väga hirmutav ja väga segane ja väga teadmata. Aga et psühholoogilise esmaabi eesmärk on siis stabiliseerida seda olukorda inimesi ja see siis omakorda võimaldab siis elanikkonna kaitselisi meetmeid tõhusamalt rakendada samal ajal. Ja natuke veel nendest seostest, eks ju, et kui me räägime näiteks elanikkonna kaitse suuremast eesmärgist, et meil on elanike kiire ja turvaline evakuatsioon, et siis psühholoogiline esmaabi siin võib aidata siis rahustada ja suunata inimesi ja vähendada paanikat seal ümber. Et sellepärast ka, et täna on integreeritud psühholoogiline esmaabi ka meie hädaohuplaanidesse, erinevatesse kriisiplaanidesse üle riigiliselt, et selles nähakse väga suurt abi nendes olukordades. Lisaks, et kuidas siis seda teavet edastada, on ju, et seda vahel on niiviisi, et šokireaktsioonis inimene ei suuda seda infot vastu võtta, et talle tuleb seda korduvalt öelda. Ja psühholoogiline esmaabi on siin ka abiks, et kui me teame, et inimene ei suuda infot vastu võtta, siis me saame ka seda arvestada selles, kuidas me infot edastame. Ehk siis korduvus või siis lihtsustatus või see, kuidas me seda infot või kes seda infot edasi annab. Ja kui me oleme teadlikud nendest kriisireaktsioonidest ja teadlikud ka sellest, kuidas mina saan teist inimest aidata, siis see toetab üleüldist psühholoogilist stabiilsust ja usaldust ühiskonnas. Et me võib-olla laiemalt, kui me koolitame inimese psühholoogilise esmaabiga, et siis me räägime ka sellest, et üleüldine teadlikkus enda emotsioonide regulatsioonist ja sellest, et kuidas teist inimest toetada ju toetab niikuinii vaimset valmisolekut ka ükskõik milliseks kriisiks. Ja ühiskonna tasandil, et ta siis soodustab ka sihukest kogukonna toimetulekut ja koostööd, et see on selline ühiskonna toimimise taastamise võtmes ka oluline koht, et kui inimene on saanud õigeaegselt praktilist ja head tuge, siis tõenäolisemalt tal on vähem kriisireaktsioone hiljem. Ehk et kui me räägime siin sõjapõgenikest näiteks, eks ju, et millised pikaajalised psühholoogilised mõjud on näiteks sõjal inimesele ja kui õigeaegselt on inimene saanud psühholoogilist esmaabi, ma ei ütle, et see ära võtab need mõjud, absoluutselt mitte, aga see võib vähendada ja sellel on teaduslik teadusuuringut taustal. Kes siis võivad seda psühholoogilist esmaabi osutada? Ja siin põhimõtteliselt me räägime kõigist inimestest, kes on selle baasõppe läbinud. Et õppida saab seda täna läbi e-kursuste, aga mul on väga hea meel, et see on ka integreerunud sellesse pädevusmudelisse, et seda on ka võimalik kooli astmetes erineval viisil sisse põimida. Siin on õpetajatel oma osa selles, kuidas ise olla psühholoogilise esmaabi osutajad, aga juba on Eestis ka näiteid, kus on gümnaasiumiõpilasi selleks koolitatud, et nad suudaks teistele eakaaslastele või ka oma perekonnale näiteks psühholoogilist esmaabi osutada. Ja nendest teemadest rääkimine, see on need samad kriisireaktsioonid või traumakogemus või millised mõjud, psühholoogilised mõjud üleüldse on kriisil inimesele, et need on need teemad, mida saab juba palju varem tegelikult arutleda ka koolis. Seega jah, kõik, kes on baasõppe läbinud, võivad seda esmaabi osutada. Ja väga oluline on siin see, et meie kui me räägime näiteks koolis, et siis me mõtleme ka võib-olla laiemalt, et kes on need inimesed, kes kõige sagedamini kuulevad võib-olla laste lugusid, garderoobitädid ja sellised nagu söökla inimesed, võib-olla kohviku pidaja, et need on ka need võtmeinimesed, keda saab ka kriisis kasutada, kes võivad olla selles olukorras seal juures, et mõelge võib-olla laiemalt, kui te mõtlete sellele teemale.
Ja võib-olla mõned sellised näited ka, kuidas täna siis on seda teemat Eestis kõige rohkem kasutatud, et me oleme väga paljud evakuatsiooniõppustel osalenud. Koolid on kasutanud äkkõppustel väga palju meie tuge ja läbimõtestamist sellele, mis asi see psühholoogiline esmaabi on kooli kontekstis, et siin keegi juba nimetas ka äkkõppusi. Et seal on, mul on siin väike kirjaviga, PFA on ingliskeelne nimetus sellele peale, vabandan, ma näen praegu. Aga et õppustel saab mõnes mõttes seda harjutada, aga võt õppuste kontekstis, eks ju, et mida me ei suuda võib-olla selliselt luua, on ikkagi inimese päris šoki ja kriisireaktsioon. Aga seda saab ikkagi teadlikult läbi mängida, et võt siin olukorras me arvame, et ilmselt inimesel need tekivad, et me ka mõtestame need hetked ära, millal inimestel võivad need reaktsioonid tekkida, kus ta vajab psühholoogilist esmaabi. Aga kõige sellisem laialdasem kasutus oli psühholoogilisel esmaabil siis, kui Ukraina sõjapõgenikud tulid Eestisse. Ja see oli integreeritud nende vastuvõttu. Siis, kui nad tulid majutusasutustesse või tulid registreerimispunktidesse, siis tegelikult seal koha peal kohe osutati neile psühholoogilist esmaabi ja nii laialdaselt see oli esimest korda siis Eestis. Aga mujalt maailmast on näiteid tohutult palju, juba palju varasemast ajast, kuidas seda metoodika kasutada selliselt, et inimeste kriisireaktsioonid siis oleks ka hästi juhitud. Ja täna Ukraina sõjas on selle katustermin on psühhosotsiaalne kriisiabi, et siia alla kuuluvad veel erinevad meetodid, et see psühholoogiline esmaabi on üks paljudest meetoditest, aga see on kõige laialt levinum ja kõige lihtsam. Et Ukrainas need psühholoogilised mõjud on hästi-hästi tugevad olnud sõjal ja see on väsitanud ühiskonda ja sellel psühhosotsiaalsel kriisiabil on hästi suur osa selles, mida täna tehakse üleriigiliselt. Aga jah, et Eestis siis oli tõesti need Ukraina kontekst oli see, kus me saime kõige suurema kogemuse selle osutamisel. Ja muidugi, kui meie oleme koolitanud oma inimesi eesti keeles, siis seda pidi tegema seal kas vene keeles või inglise keeles, et jälle kohe kriis muudab midagi, milleks me ei ole harjutanud. Et seda tuleb ka nagu aksepteerida. Ja erinevad loodusõnnetused, massiõnnetused, maavärinad on need, kus tegelikult seda meetodit kasutatakse. Ja psühholoogiline esmaabi on osa elanikkonna kaitsesüsteemist, mitte lisand, vaid oluline osa sellest. Nii et aitäh! Aitäh! Kui sa kuulasid täna siin seda pädevusmudelit, et mis mõtteid see tekitas, kui palju see mudeli rakendamine nõuab sellist psühholoogilist valmisolekut just nimelt õpetaja või selle õppe läbiviimise nagu juures või nende teemade sisse haaramise juures? Väga palju, sest siin kellegi slaididel oli see, et see kui õpetaja ise kardab, siis seda on näha. Ja tegelikult see on baasiline asi, et kui ma midagi oma õpilasele edasi annan, et ma ise seda teemat ei karda või kui ka, et ma ei karda neid reaktsioone, mis sealt tulevad, et see psühholoogiline esmaabi võimaldaks seda natukene võib-olla raamistada enda jaoks, et mis ma siis teen või millised on need sammud, et jälgin, mis siin klassiruumis toimub, jälgin, kas kellelgi tekib ärevus selle teemaga seoses näiteks või võib-olla mingid muud reaktsioonid veel, märkan seda ja kuulan, kuulan või küsin ta käest pärast hiljem või kuulan ja lähen ta juurde ja annan märku, et ma näen, et sul on halb ja vajadusel siis ka ühendan teda abiga, olgu selleks siis tema vanemad või olgu see kooli kontekstis koolipsühholoog on ju, et kes iganes siis parasjagu temale kõige paremat abi saaks anda. Mõnes mõttes see, kui me asume koolis aktiivselt nii-öelda siis oma õppekava rikastama nende vahenditega, mis siin mudelis või mudeliga seoses tekivad, siis see nõuab natukene nagu sellist laiemat pilku sinu nägemuses, et päriselt see kõik saaks tõhusalt toimuda. Minu arvates küll. Ma loodan, et ma usun, et see on
paljudele juba nagu tuttav, et ükskõik millist rasket teemat lastega arutleda, et see võib olla endale raske ja see võib olla nagu kuulajale raske. Ja sellele need teemad tõstavad teatud asju üles, et et see on sama asi nagu õppustel, et õppuse kontekst ei tundu kunagi, tähendab, me oleme hästi teadlikud, et tegemist on õppusega, aga absoluutselt kõikidel õppustel on tulnud meil päriselt osutada psühholoogilist esmaabi, sest kellegi jaoks see midagi käivitab ja sellest tuleb olla teadlik, et selles mõttes jah. Kui mõeldes, et nii siin saalis kui ekraanide taga on ju ka palju õpetajaid või koolijuhte, kes kaaluvad või mõtlevad, kaaluvad või mõtestavad seda tööd tulevikus, et kus kohas siis nii-öelda seda psühholoogilise esmaabi tasandi järeleaitamist alustada võiks? No meil on vabalt kättesaadav Digiriigi Akadeemias, ei ole kuskil kinni ja teatud spetsialistidele, vaid on vabalt kättesaadav e-kursus sellel teemal. Ja tegelikult me ka teeme täiesti suures mahus psühholoogilise esmaabi koolitusi kohalikele omavalitsustele ja haridustöötajad on kohaliku omavalitsuse osa üldiselt, vahel riigiasutusega seotud, aga üldiselt kohaliku omavalitsusega, et siis tegelikult kohaliku omavalitsuse kaudu saab ka meile tulla koolitusele. Me siin räägime nüüd küll täiskasvanud inimestest, et laste puhul siis ilmselt on võimalik abi saada mõned meie partnerilt, kes aitab seda teemat natukene mõtestada, aga me ise ka, kui mõni kool pöördub nüüd meie poole, siis me kindlasti oskame need otsad kätte anda, et kust edasi ja mida edasi ja kuidas mõtestada. Ja samamoodi nagu me oleme ka käinud äkkõppustel, et läbi selle on ka hästi hea viis, kuidas läbi mõelda need teemad. Ja tee võib-olla mingi kokkuvõte täna viimase ettekandjana, enne kui me alustame selle paneeli juures, et mida see samm sinu vaates tähendab, et Päästeamet on saanud koolide jaoks valmis sellise toe tegeleda kriisiga, tegeleda hädaolukorraga, tegeleda sellise ebakindluse suhtes parema valmisolekuga, et mida see sinu hinnangul meil ühiskonnana tervikuna võiks tähendada? No see on suurepärane, et esiteks väga suur ülesanne nüüd anti mulle siin lõpuesinejana see kokku võtta, aga et selge see, et need teemad vajavad süsteemselt tegelemist ja ennetuse kontekstis, eks ju, alati kõige parem on sihtida seda laste ja noorte sihtgruppi, et see haakub kõige paremini ja siin on nii palju näiteid toodud, kuidas ka vanemad siis haakuvad paremini ja laps õpetab vanemat ja lapsele hakkab paremini külge, et ma olen nagu hästi nõus, see on hästi õige koht. Muidugi ma tunnen selles mõttes koolide suhtes ka nagu kaasa, et see on suur asi ja õpetajale on see suur ülesanne, koolile on see suur ülesanne, aga see on hästi vajalik, et see võtab ka seda ärevust ja hirmu ja seda maha, et tegutsemisjulgus tekib ja valmisolek tekib, mis on hästi olulised ka siis, kui mitte midagi ei juhtu. No nii see on, Kadri, suur aitäh sulle kõigepealt ettekande ja siis selle kokkuvõtte eest ka on väga hea siit edasi liikuda siis meie vestlusringi juurde. Kadri Anlee Sotsiaalkindlustusametist.